Aitäh, Robert, et tulid. Ma tahtsin natuke uurida, sa oled päris elus näitleja. Kuidas sa tunned üldse, kas see näitlemine viib sind eluga rohkem kokku või viib see kaugemale? Kuidas sa üldse näitlejaks said? Näitlejaks sain juba väga väiksest alates. Puutusin teatriga kokku, kui mu isa tegi näiteringi noortele huvikeskuses Kullo ja siis juba vist 7-aastaselt esimest korda sain lavale ja see kogemus on siiani meeles, kui väga sihuke erutav ja nagu mul läks hästi ja mulle kingiti lilled. Ma mäletan oma elu esimesel etendusel ja kohe kuidagi tundus õige asi ja sellest alates ma tegelikult kogu aeg oma nooruses osalesin erinevates näiteringides ja tohutult meeldis lavale minna. See on kuidagi üks osa mu loomusest juba lapsest saadik, et pigem kui oli mingi perekondlik koosviibimine või pidu, siis ma kogu aeg mõtlesin välja, millist etteastet võiks sellele seltskonnale pakkuda. Sul meeldis siis nagu sihukest meelelahutust pakkuda? Kogu aeg. Okay. Et ma ei tea, kust see tuli, see tohutu edevus või tähelepanuvajadus või mingisugune eneseväljenduse selline vorm. Yeah. Aga see on mul alati hästi palju pakkunud, et pigem jah, need ajad, kui ma saan laval olla ja teatriga tegeleda, on minu jaoks alati väga õnnelikud ajad elus. Ja kui tekivad vahepeale meil ikkagi mingid väiksed pausid, nagu inimesed ikka aeg-ajalt puhkavad või ei ole nii palju tööd, siis pigem siis on raske. Et jah, ma tunnen küll, et see on, inimene peab nagu leidma oma enda kutsumuse üles, siis ma arvan küll, et see on ikkagi minu kutsumus. Aga sul on nagu siiamaani siis pakub huvi, et see ei ole nüüd mitu aastat sa oled näidelnud üldse? No, täna ma olen 42. Lavaka lõpetasin, kui ma olin 23. Ma olen juba nüüd siin peaaegu 20 aastat professionaalses teatris töötanud, teinud igasuguseid projekte nii lavastajana, näitlejana ja siiamaani see pakub igapäevaselt väga palju rõõmu minna lavale, arendada näitekunsti oma kolleegidega ja publikuga. See, et olla nagu siin ja praegu õhtul publiku ees on minu jaoks siiamaani väga erutav ja väga õige kogemus, et ma tunnen ennast alati nagu õiges kohas, kui ma seda teen. Sa ei tundu väga nagu edev ju. Sa ise arvad, et sa oled edev või sa ütlesid, vaata, et edevusest. Kas näitlejal on sihukest edevust vaja või? Ma arvan, et muud moodi näitleja ikkagi väga olla nagu vist ei saa. Ei saa? Jah, et see on üpriski ikkagi omamoodi töö. Need töötunnid on meil suhteliselt erilised. Meie puhkame siis, kui teised võib-olla töötavad ja töötame siis, kui teised puhkavad. Kõik sükene võib-olla sotsiaalsed läbikäimised väljaspool teatriringkonda on nagu raskemad, umbes nagu arstidel, kellel on ka väga, või ma ei tea, päästjatel sellised erinevad töötunnid, et siis seal peab olema ikkagi mingisugune eriline tunne ja kutsumus selle asja vastu, et seda nii pikalt teha ja ma arvan küll, et need, kes seda ikkagi pikalt teevad, nendel see mingi edevuse või eneseväljenduse kirg peab saama rahuldatud muud moodi. Eestis ei ole sellel vist kõige suuremad palgad ka, see on või on või? Ei, ega ei ole. Me ju kultuuritöötajatega kogu aeg praegu ikkagi selle viimaste aastate väga suure, ütleme, inflatsiooni ja elukalliduse raames praegu väga palju peame ikkagi nagu rääkima sellest, et meie palgad ei jääks väga madalaks, sest riigisektoris see tõstmine käib praegu ka, kui kaitsekulutused on nii suured, väga aeglaselt ja me jääme suhteliselt nagu sinna allapoole. Siis tuleb sellest rääkida, et ega ta jah, sihukene rikkaks saamise töö ei ole. Et seal on ikkagi need muud huved, mis meid nii väga selle juures paeluvad, et me seda teeme. Mis sind kõige rohkem motiveerib või mis sul meeldib?
kas see ongi pigem see publiku nagu tagasiside või sa ütlesid, vaata, et sa oled lilled? No täna on ikkagi see minu jaoks see kunstižanr kõige rohkem minu jaoks elu ja kunsti vahelist seost otsiv, et kuidas, no me mingis mõttes öeldakse, et me oleme nagu ühiskonna peegel või me uurime inimhinge, võtame selle näitemängu lahti, hakkame vaatama, et meil antakse, eks ole, mingi tegelaskuju, mida mängida ja see süüvimine, see jõudmine selle tegelaskujuni, mismoodi ta mõtleb, mismoodi tema elab, see kehastumine. Sa pead nagu täiesti sisse elama sellesse rolli. Sellesse nagu pull ongi, et see ongi see erutav moment selle juures, et sa saad kehastada kedagi teist. Okay. Ja kui kõik läheb hästi, siis sa lõpuks oled seal laval ja midagi nagu muutub täiesti. Sa ei ole enam sina ise, sul enda, ütleme, siuke kogemuste ja ego põhi nagu kaob ära ja tuleb hoopis mingisugune uus identiteet, võtab üle, kui kõik on õigesti tehtud, et ja see on väga huvitav kogemus, kus sa saad nagu laskuda hoopis kellekski teiseks, et see janu selle järgi võib-olla mõista nagu erinevaid inimesi ja erinevat moodi elamist läbi tegelaskujude, olles siis publiku ees õhtul teatud lavastuslikus kunstilises siukses tervikus, see on jah, minu jaoks siiani väga, väga erutav. Kas seal seda riski ei ole? Mul tuleb esimesena kohe meelde see Jokeri Heath Ledger, kus ta läks ka nii rolli sisse, ei suutnud sealt välja tulla ja siis on erinevad mingid mentaalsed probleemid sellega. On seda esineb ka palju või kuidas su kogemus on? Absoluutselt, et ka mina olen oma karjääri jooksul maadelnud rohkemal või vähemal määral võib-olla teatud mõttes tööst tulenevatest pingetest, stressist. See ei ole kõige tervislikum töö, ma arvan just ka vaimses mõttes jah, et seal võivad natuke minna nagu sassi mingid asjad, kui see jõud, see kunstijõud sind haarab õhtul. Sa saad suure aplausi, kõik läheb korda, siis see midagi nagu muudab sinu tavaelus, ütleme nii, et ja nende kahe ühildamine, kui sa oled ka natuke rohkem väsinud või ka muu elu, eks ole, tavaelu seal kõrvale, et siis selle ühildamine on siuke, kohati on olnud ka minul paras väljakutse. See, et sa oled siis vahepeal rollis ja siis pead jälle välja tulema, siis sul on pere ja nii edasi. Just, sest me ei saa nagu muud moodi seda tööd teha hästi, kui et sinna täiesti ikkagi sukelduda. Et seda ei saa nagu teoreetiliselt või niimoodi nagu natuke nagu näpu otsas teha, et me ikkagi nii-öelda, nagu see kujund on, võtame ennast publiku ees nagu alasti, et ikkagi hüppame sinna täitsa sisse ja riskime saada, ma ei tea, naerualuseks või eksida ja kõik need asjad peavad olema laual, et see asi oleks päris, sest et publikut ju ei huvita mingi siukene päheõpitud tekst ja siuke, et me midagi siin teeme, me nagu näitame, kuidas see elu on, see ei ole see, vaata. Peab ikkagi jõudma sinna sellesse kohta, kus kõigil tekib illusioon, täielik murdumine ja tegelaskuju ärkab ellu. Aga see kahestumine, mis siis näitleja enda sees on, kus ta siis oma identiteeti selle uue tegelaskujuga peab jagama selles ühes füüsilises kehas, see võib olla jah, vahetevahel vahel raske ja no eriti kui mõnikord tahad ka natukene alkoholi juua, mis on ka tegelikult siuke natukene veel rohkem stressiallikas ja võib-olla mentaalsusele ka mitte nii tervendav, siis see võib minna seal natukene sassi, et siis peab neid asju kõike väga hästi oskama nagu ka väljaspool seda etendust kontrollida, et olla jällegi võimeline järgmisel õhtul sama hästi seda kõike etendama. See on vist suht populaarne nagu loomeinimeste seas, et ongi igasugused alkohol ja ma olen vähemalt kuulnud, meil oli koolis oli niimoodi, et
osad, kes siis jõid ja siis õpetajad ütlesid, et nemad võivad, et nad on loomeinimesed. Need, kes siis näitlesid või olid seal kuskil selles kooris või et see on umbes nagu sihuke tuntud asi, et sul ongi tekivad pinged selle kreatiivsuse loomega ja kuidas seda balansseerida. On see nagu ta natuke nii on, läbikäiv teema või? Ta natuke nii on, sest et alkohol ju hetkeks lõdvestab sind, tal on ju oma mingisugune nii-öelda positiivne toime ka sinu vaimule, et sa korraks saad mingi vaikuse sinna ja kui sa hakkad seda kuritarvitama, kui sul on iga õhtu etendus ja mingi raskem periood, siis see võib ju halvasti lõppeda, ega see väga jätkusuutlik ei ole. Aga ma ütleks, tänapäeval on väga tore asi see, et tervisesport on läinud niivõrd massiliseks ja kultuuri ülevõtvaks, et see ka meil samamoodi, et enamus mu kõik kolleegid ja eriti nooremad enam üldse ei vaata sinna alkoholi poole, sest et on nii või? Jah, mulle tundub küll, et see on palju vähem, kui see oli kuskil seal nõukaaja lõpus või taasiseseisvumise alguses, kus mulle tundub, et sihuke tervisesport kultuuri inimeste seas oli pigem out, pigem sa olid ikka siukene ma ei tea, suitsetav ja siukene natukene hedonistlik siukene raamat ees ja siukene, et see sport, see on mingi see teisele, et selles mõttes jube hea on praegu, et see sport asendab kahjulikud ained, ma arvan, ja siis on väga hea. Sa teed omal selle jooksuringi ära, pea on jälle puhas, saad jälle kõik õigetesse sahtlitesse. Aga see ei ole siis nii, et nagu ma rääkisin, meil koolis räägiti ja ma olen mujalt ka kuulnud, et et on hästi kuulsad muusikud või et teevad kuskil heroiini või midagi, et siis ongi, et nemad justkui peaksidki tegema, et see aitab kaasa. Jah, ma arvan, et see ei pea nii olema. Et see ei ole kindlasti selle eeldus, et olla hea kunstnik ja looja. Pigem on ta ikkagi lõppkokkuvõttes takistus, et seda ka nende suurte geeniuste puhul, kes on siis näiteks libastunud mingil hetkel elus ja muutunud alkohoolikuteks või tarvitanud liialt narkootikum ja nad ise, kui nad sellest välja tulevad, ju ka kõik lõpuks tunnistavad seda, et ühel hetkel see hakkab neid pärssima, siis nad peavad uuesti puhtaks saama ja alustama nagu nullist, aga see geniaalsus, ma arvan, et ei kao ära, et ta peab selle lihtsalt uuesti üles otsima ja sealt nende kihtide vahelt nii-öelda puhtaks pesema, et see kindlasti ei ole eeldus, et tänapäeval see on aina rohkem, ma arvan, ikkagi olla kaine, terav, terve, sest ühiskond läheb ka sinna poole ja siis meie näitlejatena samamoodi. On see, mitmes erinevas teatris sa oled näiteks olnud, on see teatrist erinev ka, on see üldse sihuke keskkond erinev ja mis sellega kaasneb? Ma olen olnud palgal 2 Eesti erinevas suures teatris, Vanemuises ja Draamateatris. Linnateatris? Ei. Okay. Ma olen lihtsalt teinud tükke ja osalenud seal võib-olla niimoodi. Ma just mõtlesin, üks tükk oli, kus ma käisin vaatamas. Ja. See oli meil Draamateatri ja Linnateatri koostöö ja siis ma olen põhimõtteliselt peaaegu et kõigi Eesti teatritega mingil määral kokku puutunud. Välja arvatud minust Endla. Et selles mõttes iga teater on erinev, seal ikkagi need inimesed, kes sellesse kokku satuvad, annavad talle oma siukse hingamise. Aga lõppeesmärk on kõigil üks. See on õhtune etendus kell 7, see on kõige tähtsam asi. Kõik muu peab seda teenima, et õhtul oleks hea etendus. Ja kuidas siis parasjagu sellel trupil see loominguline kokkusobituvus, sest et meie kunsti eripära on meeskonnatöö. Me oleme ikka heliloojatest, maalikunstnikest täiesti erineval pulgal, sest et me ei tee üksi midagi. Individuaalsem see asi. Jah, tahan hommikul ärkan, joon kohvi ära, lähen oma molbrati ette ja hakkan muudkui vaikselt tegema. Aga meil seda võimalust ei ole. Meie ikkagi ootame, millal lavastajal tuleb mõte, ta pöördub sinu poole, mul on sulle roll. Me oleme kõigest sellest nagu sõltuvad.
siis partneritel ja kõik see, kuidas siis me kokku satume ja kuivõrd kõigi elus, et kui need tähed nagu reastuvad, et kogu trupil on väga hea nagu aeg, sest et alati nagu me teame, elus ei ole ka kõigil hea aeg, on raskemaid ja kergemaid aegu. Ja siis vastavalt sellega tegelikult see sünergia seal selles trupis nagu tekib ja siis me sõidame nagu selles vees, olles nii head oma ülesannetes kui võimalik ja viies oma mõtlemine ja soov siis selleni, et esikas tuleks võimalikult äge, publik oleks rahul, et me saaksime kunsti teha. Alati see ei õnnestu, nagu elus ikka, tahad paremat, vahetel ei õnnestu, aga kui see õnnestub, siis see on väga eriline. See esietendus on just kõige olulisem, jah? Selle järgi on jah, teatris meil kõik nagu põhimõtteliselt jah, teatri tegemine minu jaoks kuulub jah nagu kahte siuksesse suurde plokki, et esietendus on siis selle nende kahe plokki täpselt see vahepealne osa. Kõik see, mis on enne esietendust, alates siis sellest, et lavastajal tuleb mõte hakata just seda näitemängu lavastama, kutsub trupi, teeb kunstnikuga töö, toimub esimene proov, hakkavad proovid, toimuvad. Oled sa ise leidnud selle õnne ja rahu siis? Ma liigun sinna poole, et elu on ootamatusi täis. Olen seda avastanud, et võib-olla ka, et me ise mõtleme, soovime paljusid asju, et juba saabuks see rahu või õnn või armastus, aga elul on omad käigud. Ja ma kuidagi olen ka õppinud usaldama elu, et ju siis see on õige, et mingisugused õppetunnid või ootamatused või need olukorrad, mis seda kivi siluma peavad, on veel olemas. Et siis see on kõik väga hästi, ja see ongi elu ime, ma arvan, et mina ei ole kogu selle asja nagu juhtija, vaid et ka mind juhitakse või et need nende vee temperatuurid ja laine kõrgused ju muutuvad olenemata minu soovist, et see on ka siuke äge asi, et kuidas siis lõpuks sinna ka nagu lõdvestuda ja usaldada kogu seda asi, et elu ongi õppimiseks, ma arvan, et kui neid õppetunde tuleb, siis ole ainult mees ja katsu need õppetunnid korralikult ära õppida või läbida. Mind ennast ka kõnetas viimasel ajal ma kuulsin, et taoism ongi ka siuke, et sa võid elus teha samu asju ja jõuda samasse kohta, aga lihtsalt see tee, kuidas sa käid seda, see on see kõige huvitavam ja ongi, kui huvitavaks sa selle endale teed. Ja kui see sinu üks õpetaja saab olla sinu elukutse või see, mida sa igapäevaselt teed nagu tööna, mis sulle neid õppetunde annab sulle kõige meeldivamal nagu või kohati ka võib-olla raskemal moel, aga ikkagi sa teed seda asja, mis sulle tohutult meeldib ja millega sul on ka võib-olla mingi väike anne ja kirg, siis see on kõige parem variant, et need inimesed on ikkagi õnnega koos. Kuidas sa tegeled ka joogaga, on see ka selle siis teatri ja loomekunstiga aidanud või mismoodi aidanud? Jaa, kindlasti, et eks mul minu sattumine jooga juurde, et igapäevase praktiseerimise juurde oli ka tingitud tegelikult mu tööst ja minu töö olemusest. Mingi hetk mul oli väga palju tööd, sari ja 2 erinevas teatris tegin etendusi, oli väga-väga intensiivne eluperiood, kus ma väga palju ennast kulutasin ja jõudsin ka mingisse teatud siuksesse füüsilisse ja mentaalsesse tupikusse, võib-olla isegi depressiooni lähedale või kuskile sinna. Ja siis kuidagi oma sõprade tuttavate eeskujul ma otsustasin, et minu jaoks sellel hetkel tahtsin proovida ja seda jooga tee varianti, et ta aitaks mind sellest tupikust välja. Ja see osutuski väga õigeks minu jaoks. Ma ise tunnen niimoodi, et see on väga huvitav sõit olnud.
ma arvan, et ma olen seda ikkagi nüüd juba kuskil siin 13-14 aastat. Igapäevaselt? Põhimõtteliselt küll jah, et tal on olnud intensiivsemaid ja mitte nii intensiivsemaid praktika aegu, ütleme, kui ma joogat praktiseerin, aga põhimõtteliselt küll on ta ikkagi tänaseks päevaks on ta võib-olla muutunud juba selliseks, et ma ei pea ilmtingimata iga päev mediteerima nii-öelda või istuma kuskil. Ma teen seda juba nagu käigu pealt, et mu see mõtlemine ja emotsionaalsus ja see keha tunnetus on juba sellest õpetusest nagu niivõrd juba läbi tulnud, et ma kasutan seda kogu aeg. No me saime täna siin kokku ja sa tundusid ka päris meditatiivne. Jah, aga ma ütlen, et see kõik oleneb ka. Meil on praegu me mängime iga õhtu toredat tükki Loobu mõisa aidas komöödiat. Mul on väga toredat lavapartnerid, meil on hästi tore nagu periood, siuke suveteatrit on alati tore teha. Me oleme kodust eemal uute kolleegidega, kellega muidu iga päev oma teatris kokku ei saa. Siuke vahva, õhtud veedame koos, teeme lõkked, käime saunas. Siukene hästi õnnelik periood on, et siis ma saan ka praegu iga õhtu teha seda, mis mulle kõige rohkem meeldib, näidelda, olla laval. Ilm on ilus, siis kohe on ka tegelikult kõik vaata parem, et aga juba ma tean, et ega see alati nii ei ole, aga siis sa peadki oskama seda nii-öelda stand-by olemisel, kui me näitlejad oleme vahepeal stand-by peal, ootame oma järgmist rolli või etendust. Et ka see aeg tuleks kuidagi niimoodi osata teha, et sa oleksid ikkagi õnnelik, mitte ei sõltuks sellest, et sinu õnn on seotud sinu erialaga. Ja see on kohati väljakutsuv, aga usun, et saan selles iga päevaga paremaks. See, mis selle jooga osas, mis sa oled leidnud, kuidas see kõige rohkem on aidanud või panustanud sellesse, ma ei tea, professiooni näitlemisse? No jooga ehk siuke inimese teekond rahuni või kõiksuseni hõlmav õpetust kogu inimese tema elu kohta kõikidel tasanditel, tema füüsilise keha heaolu, tema emotsioonide, mis meil tekivad, heaolu, mõttemustrite heaolu, ütleme nii, et nende korrigeerimine sinu elus viib ka korrektuuri sinu teatritöö. Ehk siis ütleme nii, et kui sul on tuba väga segamini, siis ongi kõik, kas sa leiad selle asja üles või ei leia, see on natuke nagu juhus ja sul võib minna aega sellega rohkem ja natukene on võib-olla siuke tunne, et peaks koristama, aga eks küll kunagi saab. Aga kui sa selle ära koristad, siis sa oled siukses puhtas toas, kus sa tead täpselt, kus miski on, võtad õigel ajal, oled õigel ajal kohal, kõik on õige, kõik on mõnus, kõik on korrektne. Ja see ei välista üldse loomingut minu meelest, et vastupidi, mulle meeldib võtta siis õige tööriist õigest sahtlist ja parandada sellel hetkel siis seda asja, mis seal parasjagu on ja jooga annab lihtsalt kogu selle, minu jaoks vähemalt selle nagu tööriista kasti ja õpetuse, kuidas seda siis vastavalt eluolukorrale sattuda. Elu on muutlik ja sellele ka siis sa pead võtma selle õige tööriista õigel hetkel, et ja mulle ta seda andis ja ma tunnen küll, et ma ei pea nii väga siis otsima, ütleme, lahendusi, ma ei tea, alkoholist või spordist, vaid et ma võin ka lihtsalt olla. On see nagu loomeinimeste seas populaarne, et nad tegelevad mingite sükeste vaimsete praktikatega ka või on see pigem just süke, et on rohkem sükest kaootilist elu ja sest see nõuab ka sükest distsipliini, kui sa tahadki teha mingit oma joogarutiini ja nii edasi, siis tundub natuke süke, ma ei tea, samas on teil on ka ju hästi oluline on sükesel graafikul ja on oluline roll, on ju?
jah, ma olen ka aru saanud, et noh, nagu kõik inimesed ühiskonnas on väga erinevad, me kõik oleme väga erinevad, nii ka loomeinimeste hulgas, et see, kuidas mina loon, ei pruugi olla mõne mu kolleegi, väga lähedase kolleegi jaoks üldse see õige tee. Ja selleni jõudmine, et teistel on oma teed, on ka mul võtnud päris palju aega, et sest vahetupeal, kui sa väga tegeled iseendaga, vaata ainult iseenda sisse ja leiad enda teed, siis sulle tunduvad need ühel hetkel nii õiged või nii ägedad. Ja et kuidas keegi teine teistmoodi üldse. Ja sa tahad kohe neid näiteks jagada ja kuule, aga tee nii. Teine vaatab nagu ja siis sa ei saa aru, miks ta nii vaatab, et kuule, see on super, on ju. Ja siis jõuda sinna, et tegelikult tal on hoopis teine tee. Et see ei pruugi teda üldse aidata, vaid vastupidi. See võib hoopis teda takistada või tekitada temas mingit trotsi. See on mul võtnud päris palju aega, et aktsepteerida ka oma kolleegide hoopis teistsuguseid lähenemisi sellele asjale, mida me tegelikult üheskoos teeme. See on väga huvitav olnud, et siis lasta kõik need erinevad lähenemised, et looming peab olema vaba ja loomeinimene, see on, ma arvan, põhieeldus, et iga looja peab olema suverään. Muud moodi nagu, ma arvan, et ei ole hea loomingut teha ja kui see on nüüd selline kunst, et see on kollektiivne looming, siis kuidas kõik need erinevad osad kokku saada, mille ees on veel lavastaja ja siis tuleb veel publik, see on lihtsalt väga huvitav. Et kuidas ta niimoodi kokku saab ja iga kord see teekond on erinev ja see on see, mis mulle tõesti selle juures väga meeldib. Oled sa ise siuke loomeinimene või meeldib sul teha veel midagi, mis on siuke loominguline peale teatri? Jaa, ikka. Eks ma aeg-ajalt siin ikka nagu luuletad ja teed natuke laulukesi ja ikkagi see looming... Sa õppisid ju muusikakoolis? Ja, et mul on kõva muusikaline põhi ka all ja ikka see natuke siukene poeetika või siukene sellest nagu sa ei saa sellest lahti, see on ikkagi mingi osa, kui inimene on loominguline, ta nagu sünnib selliseks, ma usun, et seda ei ole võimalik õppida. Ja vastavalt sellele siis su elu nagu ka liigutab sind, et kui sa hakkad sellele väga vastu töötama, et näiteks ma pean raha teenima ja ma lähen ikkagi hoopis mingiks saanud, ma ei tea, kapteniks või ma ei tea, mis iganes, et hoopis mingi muu eluala, aga kui siis jääb selle tõttu sul mingi see sinu päris osa nagu rahuldamata, siis seal võivad tekkida sisemised vastuolud ja kriisid pikemas perspektiivis. Ja kuidas seda loomingut rakendada, see on ühe loomingulise inimese jaoks väga tähtis küsimus, sest et kui looming jääb rakendamata, siis ma arvan, et on loomingulisel inimesel raske olla. Sealt võib tekkida omakorda see depressioon ja... See on nagu siuke sisemine, mis tahab kuidagi väljendust leida. Täpselt. Mingi igatsus, seda on võib-olla raske isegi sõnadesse panna. Võib-olla ei peagi, aga midagi seal on ja kui ta liiga kauaks seisma jääb, näiteks, ma ei tea, välised olud ei lase sul oma loominguga tegeleda või sisemised olud ei lase loominguga tegeleda, siis midagi nagu, mulle just nagu tundub nagu kängub või nagu küür tuleb sellele loomingulise inimesele selga, ta nagu tuhmub. Et looming peab loomingulise inimese sees nagu kogu aeg nagu liikuma. Okay. Aga elu alati ei võimalda kõigil loomingulistel inimestel ennast väljendada või tal ise kuidagi on parasjagu siukses. Et siis jah, minu põhiküsimus, et kuidas ikkagi inimene, ükspuha, milline ta kutse siis on, leiaks selle, mis on tema jaoks kõige õigem, siis see on õnneliku elu alus. Et ma jah tunnen, olen eluaeg tundnud enda sees siukest mingit väikest elukat siin sees, kes peab kogu aeg ennast mingil moel väljendama. Nii on. Milline see elukas on, kui sa peaksid, sa oskaks joonistada selle eluka või? No ma ütleks, et on nagu pigem väike, siukene õrn uudisimulik, ta ei ole väga siuke tugev ja natuke siukse tasase häälega, et ma teda kuuleks, ma pean ise ka olema suhteliselt nagu vaikne ja rahulik aga kui olud on õiged, siis
ta võib väga hästi seal näiteks tantsida, see Volland. Siis ta nagu läheb käima, siis ta saab aru ka, et nüüd on see hetk. Siis ta väga lõõmuga nagu jagab seal ja mõtleb aga noh, ta on nagu ka niisugune partner sul natukene, keda sa pead ka nagu toitma või temaga ühenduses olema selle loomingulise poolega endast, et lugema raamatuid, käima teatris, kuulama muusikat, tantsima, et nii-öelda see toidab ka teda ja olla nagu kogu aeg nagu eluga nagu asjas, et siis ühenduses. Et siis, kui sa siis temalt soovid ka mingit niisugust loomingulist impulssi, siis ta on nagu soe või ta on nagu jah, ta nagu oskab siis looming toodab nagu loomingut või kuidagi niimoodi, et selle jaoks peab olema loominguline inimene aga õpihimuline, uudishimulik teiste kunstide vastu ja ühiskonna suhtes avatud, inimeste suhtes avatud, et ta on siuke nagu liikuv väike, ma ei tea, nagu kunagi olid need mingid väiksed siuksed natuke nagu karvased elukad. Furbi. Nagu furbi, jah. Silmad suured, vaata, on ju. Ja aga ise on nagu pehme natukene ja samas temas on mingi siuke, vaata siuke furbis oli ka natuke siukest nagu äksi sees, vaata või noh. Et ta võib vahetevahel isegi päris nagu ootamatult nagu tuleb mingi mõte, siis sa nagu isegi pead nagu kehas nagu liigud, et on tore jah, aga jah, kuidas temaga siis see kontakt hoida kõigi kaasaegse eluolu keerukuse nagu taustal selle oma sisemise looja või loominguga, see on omaette küsimus. On siis ära ka kadunud või on see suhe paremaks läinud selle Furbiga või? Jaa, tähendab ongi, mulle tundub, et see, mida me kuuleme vahetevahel nende loominguliste inimeste depressioonidest ja kuskil ärakukkumistest ja mis palju vaimseid haigusi on tänapäeval ja ilmselt see on loomingulise inimese kõige suurem nagu kurbus või õudus, kui tal see kontakt selle väikse Furbiga seal sees on jahtunud näiteks või see Furbi on korraks kuskile ära läinud, ta ei leia teda üles näiteks. See võib olla nagu, mida nüüd? Tühjus, nagu, et ma ei oska midagi muud, või ma ei taha midagi muud, ma tahan ikkagi et ma olen seda kogenud ja saanud aru, et looming ei ole midagi iseenesest mõistetavat, et mulle võib-olla kunagi anti see mingisugune väikene Anne või väike Furbi anti, aga sa pead teda hoolitsema ja toitma. Jah, et kui seal midagi juhtub, et mis iganes põhjustel, siis on oht teda mõneks ajaks kaotada, aga ma arvan, et alati on võimalik kõik niimoodi uuesti korda seada, et ta tuleb tagasi, ta alati hea meelega, ma arvan, tuleb, et ma olen seda ka kogenud, et seda on võimalik nagu alati nagu see on nagu suhe, et sa pead temaga uuesti suhtlema hakkama lihtsalt ja see üles leidma, aga see ei pruugi alati lihtsalt nii kerge olla, me ei tea seda kaarti, kuidas temaga nagu, seda keegi meil ei õpeta koolis, seda nagu ei õpetata väga. Meil õpetatakse matemaatikat ja grammatikat, aga kuidas selle sisemise oma ainulaadse Furbiga kontaktis olla, keegi ei õpeta, et see on see kogemus, jah. Aga kui ma ütlengi, et see on, sellest peab hästi siuke nagu teadlik olema või kuidagi, et sa loodki suhte selle elukaga siis ja kuidagi tunneta ära ja või kas sa mäletad enda elust, et millal sul see siuke teadlik suhe tekkis või oli see kogu aeg, et sa teadsid, et sul on midagi sees? Seda jah, et ma natuke, et midagi mu sees on, ma arvan, et seda tunneb iga inimene, et ja siis ma arvan, et see on juba kuidagi lapsena ta midagi ju aga elu käigus siis see ongi see elutarkus või kogemuste pagas. Ma arvan, et lihtsalt nagu me käime kõik igasugused kohad läbi ilmselt seoses selle Furbiga. Eemaldumised, kiindumised ja kui sa vaata ka liiga kõvasti millestki kinni hoiad, siis see võib mureneda su käte all, eks ole. See mulle meeldib hästi see analoogia, et kus sa nagu liiva hoiad ka, et kui sa hoiad liiga tugevalt, siis ta libiseb ära, kui sa hoiad liiga õrnalt, siis ta libiseb ära, et see peab siuke bilanss olema. Ja vaata, kui siis on näiteks selle liiva sees ka näiteks niiskust ja hästi kõvasti, siis ta muutub kõvaks palliks näiteks, mingiks hetkeks on ju, see ei ole ka nagu loom või . Et ma arvan ka, et kui me praegu
ju sinuga sellest siin räägin, ma esimest korda ikkagi niimoodi nagu sõnastan, see ei ole ka midagi, mida väga peaks igapäevaselt sõnastama, sest kui sul on niisugune head tingimused su elus, välised ja sisemised, siis ta loob sinuga koos loomulikult, nii-öelda nagu sõnatult või et seda väga nagu ma arvan, sõnadesse panna võib-olla ei olegi mõtet, kui on kõik hästi, aga ilmselt siis, kui me hakkame kas teda kaotama või midagi on nagu või ta läheb väga ülemeelikuks, pritsib ennast. Mis see pool on? No see on siuke pidurdamatus, ohjeldamatus. Maniakaalsus, mingisugune enesearmastuse või siis siuke enese näitamise näiteks ka liigne vorming. Sul on seda ka olnud? On ikka, et kui näiteks meil on väga lihtne teatris, kui me aeg-ajalt satume väga huviorbiiti ja näiteks oleme edukad või kuulsad, siis sealt võib koheselt tekkida ka, et see Furby nagu tunneb, et paneme veel. Nüüd paneme veel sinna ka ja nüüd sinna ja läheme veel sinna reklaami ja sinna ja lõpuks sa oled nagu tead, nagu oleks joonud 10 kohvi ära või siuke natuke niimoodi ja siis lõpuks arvad, et sa oled jube lahe, aga tegelikult juba kõrvalt vaadatakse, et käed värisevad, aga ise veel arvad, et kus ma nüüd panen. Ja alles hiljem saad aru, et see vist läks natukene kuskile juba, et kõik need on selle sama asja nagu uuringud või sellised asjad, et kuidas see on niisugune individuaalne rännak meil kõigil omaenda selle kogemusega ja see ongi imeline, et see on nii. Sa mainisid, sul on noor tütar. Kas ja temal on ka huvi siis siukse lavakunsti vastu? Kas selle Furby tuvastamine toimub ka väljaspoolt? Näed sa temas midagi sellist või on see ainult siuke sisemine protsess? See paistab välja ja ikka. Üldiselt me ju näeme ära, milline inimene tüüp on, eriti lastena, kui meil ei ole võetud mingid kaitsekihte peale. See inimene siis lapsena on tegelikult, nad alati on hästi nagu avatud ja sa tegelikult juba näed selle tüübi väga paljude laste pealt ära. Ja ta on juba sündisest saadik, kas siis leiutaja või laulja või kõik erinevad tüübid ja mina oma tütrest kohe alguses, tema ei suutnud nii, kui ta vist ei rääkinud ka veel, kui ta juba otsis kitarri, plinistas, muudkui laulis hommikust õhtuni jälle kuskil mingi kleit selga, ma laulan sulle selle nüüd ja kohe luuletama asja, see on siuke nagu, kust see tuleb, keegi ei ole talle mitte midagi õpetanud, geenid võib-olla, aga jah, ja siiamaani, et me oleme tema vanematena proovinud talle ka nagu tutvustada ikkagi matemaatikat ja siukseid nagu, mis nagu formuleeriksid teda paremini. Muidu läheb liiga siukseks. Ja, aga ei, sa näed, et sellega on raskusi nende hoopis teistsugused. Tema loomus vajab seda, mis temal on, seesama lavale loovust siukest ja just siukest nagu jällegi ka siuke esinemine natukene, et mõlemad vanemad on näitlejad, ju siis geenidest ikkagi väga palju lähtub, sest me teame ju ka Eestis väga palju mitme põlvkonna näitlejaid ja väga-väga häid näitlejaid, kelle vanavanemad on näitlejad, nemad ka näitlejad, et see kust ta tuleb, mis ta on, see on siuke mõnus saladus, mida on ju läbi inimajaloo uuritud ja uuritakse edaspidi ka ja väga hea, et tema põhiolemus ongi nagu sõnastamatu. See teebki temast selle, mis ta on. Mis su kõige tuntum roll on, mis sa arvad Buratinos või? Ma ei olnudki Buratinos, ma olin seal Tommi saates näiteks seal ja ma tegin, Saame kokku Tommi juures oli esimene siukene kohe, kuidas oli Saame kokku Tommi juures, see ilmselt tõi küll laste seas siukse tuntuse ja ilmselt siiamaani need lapsed, kes siis sellest on juba küll 18 aastat, kui me hakkasime seda tegema või 17. Ja ma tean seda sellepärast, et mu tütar sündis kohe umbes aasta pärast seda, kui me hakkasime seda tegema, ta on praegu 16.
et ka praegu ilmselt tänaval või tänased teatrikülastajad, kes kasvavad üles, on täna juba täiskasvanud, et noh, nad ikka teavad mind ilmselt seetõttu, et nad vaatasid seda lasteseadet. See oli ilmselt, siis muidugi Lotte, detektiiv Lotte oli siuke väga edukas muusikal Vanemuises, mis siis võeti DVD-ks ülesse ja seda siis ma tean, et see DVD on väga populaarne olnud üldiselt väga mitme juba põlvkonna laste seas, sest et see on kuskil Telias saadaval. Selle siis on väga mugav panna see peale. Laps vaatab seda ja seal on toredad Lotte laulud ja mina olen siis Bruno, üks peategelastest. Ja siis ikkagi väga, väga tihti on tulnud mõned täiskasvanud lapsevanemad minu juurde tänama, et nii tore, et teil on siuke asi, et mu laps nii vaatab seda, ma saan rahulikult samal ajal nõusid pesta, et noh, et ma arvan, et võib-olla need kaks asja. Aga no need on just nagu lastele suunatud. Et eks mul on väga palju erinevaid rolle olnud ja on olnud südamelähedasemaid ja võib-olla ka ütleme rohkem niimoodi mööda minevaid. Et kõike tuleb teatris ette. See läheb, mul vahepeal meeldib, mul on siuke huvi, sa saad vastata või mitte, see on siuke, võib-olla läheb konspirassi selle teemal. Kui palju teil tuleb, või kui sa saad vastata või üldse seal kuidagi rääkida, siukseid mingeid skripte või mis sa võib-olla tagant järgi mõtled või need on kellegi nagu loodud, aga kas on Eesti teatris ka umbes seda, et keegi proovib kuskilt lükata mingit mõtet läbi, et inimestes siis külvata mingeid seemneid, mingeid mõtteid, kas läbi teatri toimub seda, sest et film ja telesaated on kindlasti üks siuke võimalus, kus sa saad suurele massile viia mingeid mõtteid. See on ka selle lavakunstniku eesmärk tegelikult, et ongi panna inimest mõtlema, aga kas need mõtted on siis alati siuksed head ja parimad mõtted või oled sa mõelnud selle teema peale? Mul on natuke siuke puue, ma ei oska vahepeal neid küsimusi hästi formuleerida. Ei. Sa nagu natuke mõtled, et kas ala nagu product placement'i ja või nagu... Või üldse jah, mingid siuksed ideed, see läheb meil siin sõpradega on see juudi teema on olnud, et umbes, et neile kuulub kogu see meedia ja see teema ja siis, kui sul on mõjuvõimu selle üle, siis sa saad kedagi mõjutada. Raplas oli üks hästi huvitav etendus, oli selle teemal see Overtoni aken, mis ka seletas selle, et keegi tuleb, et maksab umbes natuke raha ja lavastate ühe tüki ja inimesed kuulavad, hakkavad mingi teatud mõtte peale mõtlema. Idee poolest ju teatrikunst on selline, mis paneb inimesi mõtlema, aga kui palju sa oled mõelnud, et kas mingid mõtted on siuksed konstruktiivsed, mingid võib-olla mitte või vaatad sa seda siukse ühtse kunstina ja inimene ise teeb, siis peaks järelduse tegema? Ei, see läbimõtestamine ja see, mis ideed me õhtul publikule anname, see on väga oluline. See on A ja B, et miks me mingid lugusid räägime just praegu ja mida me praegu sellega ütleme või tahame anda edasi, et see vastutus lasub meil nagu kogu aeg ja see teadlikkus, millist infot me anname õhtul lavalt selle paarisajale publikule edasi, see on väga oluline. Et seda me tegelikult ju alati ka proovides väga arutame, mismoodi me tahame ja millist infot me edastame edasi, et me oleme selles suhtes vastutavad ikkagi selle eest, mida me edastame ja teadlikud sellest. Ja seetõttu ju loojad väga, ma arvan, ikkagi täpselt kujundavad oma maailma selliseks, et nad annaksid edasi just
seda, mis nende meelest on õige maailmale edasi andmiseks. Ja nüüd on siis see sinu enda rikutuse või rikkumatuse, eks ole, küsimus, mis sinu jaoks on nagu väärt edasi andmast või mida ei tohiks edasi anda või mis teeniks, ma ei tea, saatana huve, et kas siis peaks ja niimoodi, et need on väga huvitavad teemad ja me tegeleme nendega küll iga kord. Et see on ka siuke osa siis teatrikunstist? Ikka. Et me oleme ikkagi ka nagu oma kunsti nagu läbi ja lõhki nagu teadlased, et me peame ikka väga hästi nagu ju aduma, mida me teeme, et me ei paiska lihtsalt, et no võtke nüüd närige. Et ma arvan, et see ei ole professionaalne. Et ikkagi see suunitlus, see sealt ja kui see tekitab veel mõtteid juurde, uusi mõtteid vaates, seda parem. Aga ma arvan, et selle eelduseks on, et me ise teame väga hästi, mis me teeme, kelle jaoks, missuguses vormis, sest et infot on nii palju, siis, ja seda enam, kuna teda on nii palju ja ta on kohati ka tänu võib-olla sotsiaalmeedia paljususele natuke juhuslik ja natuke meelelahutuse poole, natuke tühja meelelahutuse poole kohati kaldu, võib-olla mida edasi, seda vähem, siis teatril on minu arust seda enam ülesanne olla nagu hästi täpne, mõtestatud nii oma huumoris kui ka tragöödias, oma selles idees, et see on nagu, ta on nagu nii läbi juba puhastatud, et teda on nagu nauding vaadata, nagu klassikaline muusika või siuke, et see ei ole seal juhuslik ja no muidugi, kui vahetevahel mõned lavastajad tahavad ka võib-olla, ma ei tea, mis põhjustel vahetevahel ka teatris tahetakse šokeerida näiteks, et kuna Putin on praegu, eks ole, väga kuri, siis teeme kohe Putinist tüki näiteks, aga näiteks kui sa siis teed sellest temast tüki, kas see mitte tema nagu kurjust veel rohkem edasi ei anna, need küsimused tekivad. Aga need arutatakse läbi ja üldiselt jõutakse mingisuguse siukse, kuna me oleme kollektiivselt seal taga, siis ikkagi siukse kollektiivse hea lahenduseni, et mis tundub kunstiliselt õige ja ajakohane ja siis me selle nagu ka viime läbi. See on päris siuke lai ala ikkagi, et seal ei ole ainult siuke näitlemine ja kuidas sa seda kokku paned. Just. See on, need erinevad osad minu jaoks selles kunstis on nii nauditavad, et kuna ma lõpetasin lavastaja eriala, siis ka kogu see analüüs, süüvimine kõigisse nendesse osadesse hästi nagu tõsiselt, isegi kui sul on tegemist väga lihtsa komöödiaga. Keegi tuleb, hakkab armub kellegisse, ma ei tea, võtab kellegit naise ära, midagi, siuke uksekas, siis ka sellesse siukene täielik süüvimine, et aga miks ta siin ikkagi selle naise nüüd niimoodi ära peab võrgutama ja mis ta nagu mõtleb, miks ta on elus jõudnud nii kaugele, et ta peab seda siin niimoodi tegema, siis kui sa seda tõsiselt hakkad vaatama, siis iga lihtsam komöödiagi muutub sinu jaoks ükseks põnevaks, huvitavaks, mitmekülgseks võimaluste maaks, kus sa võid nagu valida uusi asju ja siis hakkad alles näitlema, siis hakkad alles valgust panema, lõpuks näitad publikule. Et ma isegi praegu tunnen, et minu jaoks kõige huvitavam osa ongi see, kus näitlejad istuvad veel nagu laua taga, me arutame, me nagu täpselt samamoodi seda ideed nagu vaagime, mis siin näidendis on, kas see on maailmale praegu vajalik, kuidas me saame selle võimalikult ägedalt publikuni tuua, et see on jube põnev periood selles kunstis. Miks sa arvad, miks tänapäeval inimesed käivad üldse teatris midagi vaatamas? Kas need trendid on vähenenud ja see, küsimus tulebki sellest, et meil on igasugused sotsiaalmeediad ja filmid ja kõigile kodus kättesaadavad, hästi kiire meelelahutus. Mis sa arvad inimese külastaja perspektiivist, siis miks nad käivad? Jah, ka nagu imestan siiamaani, et tänavu suvel on umbes 40 uus lavastust suveteatriga, ainult 40 erinevat uut lavastust üle Eesti. Palju. See on väga palju. Mõtle, kui palju, kui sa tahaksid kõik ära näha, siis peaksid 1,5 kuud iga õhtu teatris istuma erinevas Eesti hoovis ja tallis ja küünis ja kus neid kõike tehakse. Et see on ikka väga palju ja üldiselt
on need nagu täis või nagu inimesed käivad ja niimoodi, et see on minu jaoks mingi ikkagi väga eriline Eestile, mulle ütleks ainuomane siuke fenomen, et meie inimesed, meil väga meeldib teatris käia ja meil on ka väga head näitlejad. On siis Eestis on siuke kõrgem trend või? Mina ei tea, et kuskil mujal maailmas nii palju suvelavastusi tehakse kui Eestis. Huvitav. Ja see on ainult kasvavas trendis, et millegipärast Eesti inimesele meeldib väga suveteatris ja üldse teatris käia, aga teatril läheb tegelikult alati hästi. Me kõik kartsime teatritegijatena, kui COVID tuli, et mis saab, et äkki ei tulda tagasi, et jäävadki Netflixi vaatama. Vastupidi, inimesed kohe tulid hea meelega teatrisse. Et ilmselt see, ma arvan ikkagi üle keskmise kõrgem Eesti teatrikultuur. Meil on väga tugev, ma arvan, niisugune teatrikoolide süsteem ja niisugune hea tase on ma arvan, keskmisest ikkagi üldse kõrge kunstiline tase on tekitanud usalduse Eesti inimestes ja niisuguse armastuse Eesti näitleja vastu ja muidugi siis ikkagi see sama asi, et olla siin ja praegu kell 7 tuli läheb kuidagi kustu, see imelik olukord, me kõik istume siin üksteise kõrval, see on niivõrd paeluv millegi pärast ja siis sealt kõik need asjad, muusikad, sõna, mõte, mäng, paus, see, kuidas ta mängib välja selle issand kui naljakas või issand kui traagiline, et see kõik on midagi nagu päris või nagu, mida me tegelikult nüüd tänapäeva maailmas, kus on nii palju seda sotsiaalmeediat, vist aina enam ihaleme seda päris kontakti inimesega, et võib-olla hakkavad need ajad, kus me kõik ainult siin oleme juba vaikselt mööda saama. Võib-olla küll, jah. Aina populaarsemad on, ma vaatan mingid äpid, mis panevad sulle enamus äppe kinni ja saad lihtsalt helistada. Ja siis see tähendab seda, et ma panen juba siia selle ja ma saan sinuga kokku, me räägime juttu, et teater on üks nagu selle nagu näide. Hästi intiimne süke. Puhas kontakt, süke siin ja praegu mingi päris kogemus. Huvitav. Ja Eesti on ma olen kuulnud, et on esorahvas, süke esoteerika rahvas ja no tegelikult võib-olla see ei ole väga kauge siis süksest loomekunstist ja teatrist ka, et Eestil on ikkagi mingid sükse, eestlasel on süksed omapärased aspektid, jah? Eestlane on ikka müstika minu jaoks, et ta on täitsa omamoodi, on ju, kui kõik rahvused on, neil on omad kiiksud, aga meil on mingid omad kiiksud ja äkki siis teater on üks neist. Mis ettevõtmised sul veel on? Sul on, nüüd sa lähed jälle merele. Ma kuulsin sellest, see on päris põnev. Kui sa oled varem käinud, tuttavad teevad ümber maailma reisi, mis seal toimub, kus see mõte tekkis? See oli ka, mul lihtsalt paar aastat tagasi, mul oli natuke rohkem vaba aega ja mõtlesin, et millega seda sisustada ja läksin Tallinnas väikelaeva kapteni paberite kursustele. See on siis niisugune paar kuud kestev niisugune väike mikrokraad, kus sa siis saad loa juhtida väikelaeva. Okay. Väikelaev on siis? Tegelikult on ta päris suur laev. Ja sellega võid, ma ei tea, päris suuri purjekaid juhtida. Aga kogu teooria, natuke praktikat, meremärgid, minu jaoks täiesti tundmatu maa, ma ei ole kunagi selle kokku puutnud, sellepärast... See oli lihtsalt tekkis mõte või? Lihtsalt, täiesti nagu... ala umbes sellest, et kui ma perega olen käinud Itaalias või Hispaanias paar korda puhkamas, et siis vahetevahel saab seal rentida neid paate, et minna nagu... Ja siis seda saab natuke lihtsamalt võtta oma perele, et sa ei pea seda juhti võtma, kui sul on need paberid olemas. Selle mõttega ma alguses selle nagu tegin, et kui kunagi veel peaks sattuma, et siis saad rentida sealt selle nagu lihtsamalt, et nad teavad, et sa oskad natuke sõita. Ja siis selle tegin ära, kõik oli sellega tehtud. Ma korra tõstaks selle mikrofoni noka üles. Umbes nii või ma panen näiteks nii. Tegin selle ära ja sellega oli see asi korras, luba oli käes. Ja siis ei läinud mööda rohkem kui paar kuud, kui tegelikult kaugema sugulase juubel oli, kellega me muidu igapäevaselt nagu ei suhtle. Ja siis omakorda tema nagu
sugulased, kes ei ole otseselt minu peresugulased, olid minemas oma perega siuksele eluretkele, nad soetasid endale katamaraani ja nende ammune unistus oli perega teha ümber keratiir. Okay. Ja siis nad ütlesid, et aga meil on aeg-ajalt vaja seal madruseid, et kui sa oled just teinud paberid ja äkki sa oled huvitatud. Ütlesid, muidugi. Ja siis see õnnelik kiri üks hetk siis eelmisel kevadel, tähendab siis juba nüüd siis peaaegu et üle aasta tagasi kevadel enne eelmist suve tuli, et Vaikses ookeanis on neil üks aeg, kui neil on vähem rahvast peal ja neil oleks hea meel ühe madruse üle. Aha. Ja mul sattus täpselt see vaba hetk, see sõitsin sinna ja eelmine suvi olin siis 6 nädalat nendega Vaikses ookeanis. See oli väga elu suurim siukene reisielamus. Ja nüüd siis loetud päevade pärast lähen siis nendega koos. Nemad on kogu aeg muidugi nüüd terve see aasta olnud kogu aeg sõidus, nii India ookeanis, Afrikas, käisid uuesti Kariibidel ja jõuavad nüüd siis Inglismaa ja Iiri vahelistesse vetedesse ja siis seal ma liitun nendega, et olla veel siis ma arvan 4 nädalat madrusena peal, aidata siis mis iganes rehvida ja süüa teha, koristada, merd sõita. See on nagu siuke ashramis elu, nagu mina olen ka, et saad ka aidata, panustada. Ja. On seal mingeid hirmsaid hetki ka olnud, kui sa kujutan ette keset ookeani kuskil, on siuke, kus sa ainult merd näedki ja läheb laineliseks ja... Ja. Me olime seal Vaikses ookeanis eelmisel suvel ikka 7 päeva, kogu aeg sõitsime, ületasime, mitte ühtegi saart ega teist paati ei näinud. Seal on ju tohutu, see on kõige Piraate ei tule? Piraate seal ei ole vist piraate ja piraadid on seal Aafrika kandis on vist oht. Aga ei, igasuguseid asju tuleb. Merel juhtub nii mõndagi, öeldakse vahetevahel või seal on hullematki on juhtunud või midagi siuke ütlus on. Et sa pead lihtsalt valmis olema, hommikul ärkad, oled meeskonna tööks valmis, kuulad kaptenit. Muuseas selle kapteni kohta on ju merel väga hea ütlus, et 2 reeglit on laeva peal olles. Reegel number 1 on see, et kuula alati kaptenit, täida ta käske. Ja reegel number 2 on see, et kui sulle tundub, et kapten eksib, siis vaata reeglit number 1. Aga see on väga aus asi selles suhtes, et mõtle, et liider peab olema ja kui sa teda ei kuula, siis on natuke halvasti. Seal eriti, sest et kui sa oled kuskil vete peal, sinu all on väga palju vett ümber, teisi inimesi ei ole, siis seal ei saa mingit muud moodi see asi, ma arvan, toimida, kui et huvitav jah, see nagu meil on 4 või 5 elementi, kus üks on nagu siuke eeter ja siis sealt sa võtad täitsa võtad selle maa ära ja oledki seal vesi. Tuld ka võib-olla väga palju pole. Ja. See on omamoodi olemine seal, aga ka meeskonnatöö, et selles mõttes teatriga natuke sarnane, et või vaashar, mis ma arvan samamoodi, et sa ju kogu aeg tunnetad seda ämbliku võrku, kus sina seal asud ja et oled kogukonna jaoks alati kõige paremas positsioonis ja samamoodi on merel ja teatris. Seal süükseks klaustrofoobiliseks ei lähe. Ma kunagi, ilmselgelt need on täiesti erinevad asjad, aga ma nägin seda dokumentaali, kus oli ka keegi oli seal, ma ei tea, 90 päeva või 72 päeva oma mingi päästepaadiga oli merel ja lihtsalt see paralleel on see, et seal samamoodi on ainult meri, on ainuke asi, mis sa näed ja sa oled oma, seal sul on teised inimesed, aga ikkagi need samad inimesed kogu aeg ja läheb see ahistavaks ka või? See on nii, oleneb ilmselt sellest inimesest ja see on seesama kutsumuse asi natukene, osad lihtsalt on see merekutse. Minul on näiteks tohutu suur mootorratta sõitmise kutse. Sa tulid siia ka? Seekord mitte, ma pidin auto peale veel asju panema, aga muidu ma terve suve ikka kogu aeg sõidan.
tegelen ka spordiürituste turvamisega mootorrattaga, nagu paneme liiklust kinni ja no ma leian ikka võimalusi, et oma mootorrattaga võimalikult palju sõita. Mis ratas sul on? Mul on Triumph, siukene Adventure, siuke kõrgem istumine, siukene Tiger, siuke suurem natukene. Ma olen sellega paar korda ikkagi Itaaliasse reisinud naisega ja no, see on vanem või? Uus ikkagi, siukene korralik. No ja ma olen natuke nagu kirglik selles suhtes, et mulle väga meeldib sõita senimaani ja pikki otsi ja noh, mõni teine vaatab, et lollakas, no, mida sa paned ennast ükses olukorda ja kuskil vihmas ja alukateni märg, sa seal sõidad kuskil kiirtee peal, muudkui uhad. Inimesed teevad väga erinevaid asju ja kellel mis siis on, see on väga, väga müstiline, miks inimesed midagi teevad, et selle merega on natuke sama asi, et tegelikult mingit nagu mugavust justkui ei ole, palju mugavam oleks on ju kodus olla kuskil soojas toas ja... Jah, aga näed, aga me tahame elult ikka, osad inimesed tahavad midagi, no ronida mäe otsa, sukelduda vee alla. Miks me seda tahame? Ilmselt see pakub mingit elus olemise tunnet. Miks me ronime kodust välja ja hakkame asju tegema, on ju, või et mõni teine ütleb, et mis sa lähed lavale paarisaja inimese ette hull peast, no ma ei julgeks elu sees, on ju, aga näed, noh, mina teistmoodi nagu ei saa, et minu jaoks on see nagu, ma tunnen, ma teen selle etenduse ära ja ma tunnen, et ma olen elus, ma olen nagu, kõik on nagu tähed on reastunud ja võt see on nagu, nii ma tahangi elada, et iga inimene peab leidma oma tee, siin midagi soovitada või et kuule jube lahe, tule purjetama, seda ei saa. Sest teise jaoks on see põrgu seal selles, istuda seal selle väikse seltskonnaga ja taluda kapteni igavaid nalju. Nii öelda. On teil siuke kapten? Ei, meil on vastupidi, aga noh, umbes nii, et võib ju hakata iga väiksemgi asi närvidele käima, kui see ei ole õiges kohas, et ei, see seltskond on seal imeline ja ma juba väga ootan. Plus kui sa teed ju lavastusi ja ma arvan, et see on isegi vajalik selle jaoks, et saada mingit kogemusi ja lugusi. Ja, täpselt. Et... Või kuidas sa nagu siukest lavastust kokku paned? On see, ma ei tea, kuidas see käib, on see täiesti su enda mõeldud lugu või... Ma lugesin ju netist, et oli mingi Prantsuse tükk, kus oli mingi konflikt, et varastatud asi. Ja. No kõike tuleb ette jah, et lavastamisega oli jäsikene nagu kehvem kogemus. Aga üldiselt... Mis see oli? No, seal oli sarnasusi lavakujunduse osas liialt palju, aga me lahendasime need tegelikult ära, et see, et ta neti jõudis või nagu avalikus ette, see oli võib-olla mõne inimese pahatahtlik natukene siuke soov, mis on ka inimlik, et ma arvan, et see asi ei olnud nagu üldse seda väärt, et see nii oli, aga noh. Et see oli ühesõnaga kuskil teisel lavastusel oli midagi sarnast? Jah. Selle sama autori enda lavastusega. Aga no, tead, igast asju tuleb ette. See on ka minu õppetund sellel teel, teatriteel, et ma olen aru saanud, et iga sõit ei ole nagu sujub. See on ka üks korralik löökauk minu teatritees. Aga noh, olen ka mõelnud, et iga asi on mingiks õppetunniks vajalik. Ma olen oma õppemised, ma arvan, siin teinud ja seda kõike selle peaks, et asi oleks ikkagi veel parem, noh, looming parem, elu parem. Oot, sa räägid, oli see siis mingi suur asi või? No mu enda jaoks muidugi, see on mu enda traagika jah, siuke, no ma puutusin kokku siukse inimliku võib-olla kadeduse ärapanemisega selle käigus, mis oli minu jaoks nagu sinu vastu suunatud? Jah. Ja muidugi ma ise tegin vigu, mida ma omaks võtan, aga kui sa sellise asjaga nagu kokku puutud ja see tiritakse avalikkuse ette ja sa pesed nagu mingit siukest musta pesu, siis see ei ole kerge. See ei ole kerge asi, mida nagu närida, aga see oli minu närimine ja noh, ma arvan, seda ikkagi närin nagu siiamaani natuke, aga juba on parem. Aga noh, kui see kõrvale jätta, ütleme siukene erijuhtum, siis tavaliselt loominguliselt ikkagi lavastaja võtab ühe näidendi, mis talle meeldib. Noh, ta loeb läbi selle, tal tekib võib-olla mingi tunne, nagu samasugune see sisemine Furby korraks ennast seal natuke liigutab. Jah, tal tekib siuke, siis tal tekib mõte, need näitlejad,
siit see teater ja siis ta juba helistab, siis juba kõik juba ja siis tead, looming hakkab nagu elama, inimesed saavad kokku, teeme. See on selline imeline asi, kui niimoodi läheb, et see ei ole alati see, et sul on, sa kirjutad valmis mingi tüki ja siis saabki, vaid see on niisugune elav protsess. Ja teatrit saab väga mitmeti teha ja väga erinevad teatrit on, aga ta algab alati mingisugusest sellest Furby liigutusest, ma arvan ikkagi õige oleks selle loominguli esinemise sees. Need teised inimesed sellest loomingulisest väiksest sädemest innustuvad, nad tunnevad mingit samasugust sidet, ütleme näitlejad siis selle lavastaja mõttega üldjoontes. Ja siis juba hakkab nii-öelda see ise looma. Tavaliselt see on nii tore tunne, kui sa ühel hetkel tunned, et sa lased lavastajana ka selle nagu nii-öelda lõdvaks, et kõik need Furbid nende inimeste sees saaksid juba ise hakata rahulikult tegema. Et kui sa ka liiga kinni hoiad neid, siis ta ei saa hakata voolama, aga kui see hakkab juhtuma, siis on selline imeline loominguline vabaduse tunne, kui sa näed, et kogu asi hakkab minema. No aga ongi nagu iga sõit vahetevahel on ka löökauke, siis sa pead oskama nendega kuidagi hakkama saada. Näiteks üldse eirata, võib-olla minna kiiresti edasi, et loota, et rohkem ei tule löökauke. Iga sõit on erinev, aga samas alati meie eesmärk on, et ta jõuaks kuskile ilusasse sadamasse, et kõik jõuaksid tervelt kohale ja oleksid rõõmsad, et nii ta kuidagi käib. Mulle hästi meeldib, kuulsin seda, Rick Rubin on Ameerikas üks produtsent muusikas. Siis ta on ka rääkinud, et ideed tema jaoks ei olegi siuksed mis sul tekivad, vaid need on kuskil kollektiivses selles nii-öelda võrgus olemas ja kui sa oled piisavalt hea siuke antenn, siis need läbi sinu tulevad, et justkui idee on nagu siuke omamoodi asi, mis niikuinii kuskil väljendub, aga see, kas sa oled siis oleneb sinu kvaliteedist, et missugused ideed läbi sinu tulevad ja nii edasi. Ma olen väga nõus sellega, aga oma kogemuse põhjal olen ka nagu täiesti ka veendunud selles teises pooles, et sa pead olema nagu selleks valmis või sinna nagu kasvanud, et see idee vastu võtta. Et juba ikkagi nagu valmis aru saama, mis see idee on, et kui sa ei ole näidendeid lugenud, siis see idee nagu ei jõua ka sinuni, et kui sa ei ole muusikaprodutsendina kõike seda tööd juba, ütleme, käsitööd ära õppinud ja võimalikult kursis kogu maailmaga ja avatud, siis sa ei saa, see idee nagu ei jõua sinuni, et see enda panus ka, see olla see antenn võimalikult hea on ülioluline, oled kogu aeg soe, nagu näitleja, et ta tahab kogu aeg mängida, tükk aega võib-olla ei tule seda sinu eluunistuste rolli, aga ühel hetkel, kui sa oled kogu aeg nagu valmis antennina, siis ta tuleb. Sa pead lihtsalt olema siis valmis selle vastu võtma. Väga põnev. Mis sul nüüd tulevikus mingisugused näidendid ja mis on tulemas? Me elame Tartus, me töötame abikaasaga Vanemuise teatris näitlejatena ja meil on sügisel koos üks töö, kus me näitlejatena osaleme. Ootan huviga. Mäletan, mis ka üks nüüdis dramaturgia vist ja hakkame jälle nagu teatrit tegema, et need on siis teed paarina koos? Ja oleme nagu trupis, tema on ka ja siis ühes nagu asjas, ühes lavastuses tuleme välja. Seal on teisi näitlejaid veel ja meil kolleegid ja eks vaatame, mis toob. Ja teil paarisuhtena siuke koostöö sobib hästi? Eks see on ka omamoodi. Üldiselt jah, me oleme väga palju koostööd teinud, aga eks ka, kui nii palju olid koos töötanud, on sa tunned teist inimest juba nii hästi, et seal tekivad uued nagu võimalused ka, et lasta tal olla ikkagi see, kes tema on, kasvada nii, nagu tema kasvab, kuigi sa näed igapäevaselt tema kasvamist kõrvalt, sul tekib ka mingi oma arvamus võib-olla jälle selles suhtes. Ja see ei pruugi, eriti kui te olete veel paar koos, on ju olla kõige tervislikum selle suhte mõttes ja ühesõnaga, seal on ka väga huvitav, aga elu nagu ikkagi, kõik liigub, ole lihtsalt kaasas, naudi sõitu ja kõik läheb hästi. Väga põnev. Kus inimesed veel sind jälgida saavad, et kutsud sa neid kuskile või midagi? Vanemuise teatrisse ja kuulake audioraamatuid ja
ja sinu podcasti ja ongi hästi. Super. Aitäh sulle, väga põnev vestlus ja... Aitäh, oli mul ka. Jah.